Tere uudistestuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et presidendivalimiste seaduses on tehtud just vajalikud muudatused ja need on piisavad. Järjest sagedamini kõlavad soovid, et presidenti saaks valida rahvas otsevalimiste teel. Praegu rahva enda huvides silmas pidades siiski teha ei saa, lisab valitsuse teade. Põhjusel, et rahvas lihtsalt ei oska head valikut teha. Riigikogu on ju ka valitud rahva poolt ja rahul ei ole sellega mitte keegi. Presidendivalimiste jätmine Riigikogu hooleks päästab seega rahva veelgi suuremast hädast, märgitakse uue seaduse seletuses. Euroopa Liidu liikmesriigid aga arutavad uut otsustusmehhanismi, mille käigus käsitletakse edaspidi liikmesriigi esitatud vetot vaikiva heakskiiduna. Ettepaneku eesmärk on kiirendada otsustusprotsess olukorras, kus konsensuse saavutamine on osutunud ajamahukaks. Uue korra kohaselt loetakse veto edaspidi tehniliseks märkuseks, mille esitamine ei takista otsuse jõustumist. Algatuse toetajad leiavad, et muudatus tugevdab liidu töövõimet ja vähendab otsustusprotsesside seiskumise riski. Mehhanismi jõustumiseks on vajalik ühehäälne veto. Ungari valitsus aga teatas täna, et süvenevate erimeelsuste tõttu Euroopa Liiduga ning suurenevate sarnaste meelsuste tõttu Venemaaga on riik otsustanud algatada Euroopa Liidust lahkumise protsessi ja alustada liitumiskõnelusi Moskvaga. Valitsuse teatel alustatakse seadusandlike muudatustega, mis hõlmavad välispoliitilise kursi korrigeerimist, energialepingute ümberkujundamist ja uue strateegilise partnerluslepingu sõlmimist Vene Föderatsiooniga. Lisaks teatab Ungari valitsus, et kaalumisel on ajaloolise julgeolekuraamistiku taastamine koostöös piirkondlike partneritega, sealhulgas võimaliku Varssavi pakti formaadi ajakohastatud versioonina, et seista vastu ohule Ukraina suunalt. Protsessi kiirendamise huvides on Ungari esitanud Euroopa Komisjonile ka taotlus, et Euroopa Liidu struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide maksed jätkuksid siiski ka pärast Ungari võimaliku oblasti staatuse jõustumist. Ja Eestisse pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus teatas eile, et müraindeksi parandamise eesmärgil kehtestatakse alates järgmisest kuust pealinna strateegiline vaikuse päev. Vaikuse päev toimub kord nädalas ja selle jooksul peatatakse mittevajalikud heliallikad, sealhulgas teetööd, lehepuhurid, tänavamuusika, valikuline autosignaalide kasutamine. Linnavalitsuse teatel on meetme eesmärk parandada Tallinna positsiooni Euroopa linnade võrdlevas mürataseme edetabelis ja tõsta elanike tajutavat akustilist heaolu. Erand tehakse operatiivteenistustele ja ametlikult eelnevalt registreeritud ohketele. Keelatud on linnavalitsuse valjuhäälne kritiseerimine. Ettevõtjatel palutakse kohandada oma äritegevus vaiksemale režiimile. Restoranides soovitatakse kasutada näiteks sosistavat teenindust. Ja lõpetuseks riigi Statistikaamet annab teada, et möödunud nädalal elas Eestis 12 233 inimest, kes on inimesed suure algustähega. 34 667 inimest väikese algustähega ja Pärnumaal elav Soomas Hein, kes on inimene vale algustähega. Eetris olid uudised.